Sellest hetkest alates võib otse öelda, et Lähis-Ida vaherahu on lõppenud. Ameerika Ühendriikide armee sai täna Lähis-Idas katastroofi osaliseks. Hormuzi väina lähedal kukkus alla Ameerika ründekopter Apache. See on esimene kord, kui seda tehnikat on hävitatud alates konfliktist Iraaniga. Ja nüüd on Donald Trump juba teatanud, et kopteri tulistas alla Iraan. Ja vastavalt sellele on ameeriklased sunnitud sellele rünnakule vastama. Silmas peetakse sõjaliste tegevuste taas alustamist. Kuid sellest hoolimata teatas Trump samal ajal ka rahulepingu allkirjastamisest Iraaniga juba lähiajal. Samuti ennustab ta nafta hindade järsku langust pärast lepingu allkirjastamist. Samal ajal jätkas Iisrael taas rünnakuid Liibanoni vastu, hoolimata Iraani ähvardustest vasturünnakutega. Ja siin kinnitavad eksperdid, et Iisrael ja Iraan olid peaaegu tõmmanud USA suure sõjani, kus oleks kasutatud maismaa jõude. Kuid selline risk püsib endiselt pärast seda, kui Donald Trump sisuliselt kinnitas, et jah, just Iraan tulistas nende helikopteri alla. Seega peavad ameeriklased sellele kuidagi reageerima. Üldiselt arutame selles saates viimaseid uudiseid Lähis-Ida sõjaga seoses. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like ja kirjutage selle video alla oma kommentaar. Täna saadi teada, et Hormuzi väina lähedal kukkus alla Ameerika sõjaväekopter Apache. See on esimene kord, kui seda tehnikat on hävitatud alates konflikti algusest Iraaniga. Sõjaväekopteri õnnetus juhtus juba esmaspäeval 8. juunil. Praegu jätkub ka juhtunu asjaolude uurimine. Vahetult enne selle saate salvestamist teatasid ameeriklased, et nad jätkavad uurimist, kas tegemist oli tehnilise rikkega või kopter Iraani tulega alla tulistada. Kuid saate salvestamise hetkel teatas Trump, et Hormuzi väina piirkonnas alla kukkunud Apache helikopter tulistati Iraani poolt alla. USA president lisas, et Ameerika Ühendriigid on sunnitud sellele rünnakule vastama. Järgneb tema tsitaat. Mind teavitasid just meie suurepärased inimesed. Sõjaväelased teatasid, et iraanlased tulistasid eelmisel ööl alla ühe meie kõrgtehnoloogilise Apache helikopteri, mis patrullis Hormuzi väina kohal. Pardal oli 2 pilooti, mõlemad on elus ja viga ei saanud. Siiski peavad Ameerika Ühendriigid sellele rünnakule vajadusel vastama. Ameerika sõjaväelased kinnitasid, et tõepoolest 2 USA armee Apache helikopteri meeskonnaliiget päästeti edukalt pärast õnnetust Omaani rannikul. See juhtus pärast sõjategevuse eskaleerumispiirkonnas möödunud nädalavahetusel, kui Iraan ja Iisrael vahetasid pühapäeva õhtul esimest korda mitme kuu jooksul otseseid lööke. Praegu teatasid USA sõjaväelased, et helikopter kukkus alla piirkondlike vesipatrulides. Milline saab olema USA vastus, pole veel teada. Mainin, et varem kasutati neid helikoptereid Iraani väikelaevade ründamiseks Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatud Iraani sadamate blokaadi raames. Samuti tuletan meelde, et praeguseks on USA ametlikult kaotanud vähemalt 5 hävitajat, 7 stratotankeri tankerlennukit, otsingu- ja päästehelikopteri ning üle 20 erinevat tüüpi drooni. Aga on tunne, et Trump piirdub mingi mitte eriti tõsise vastusega või ei vasta Iraanile üldse. Asi on selles, et USA president teatas täna, et sõja lõpetamise kokkuleppe Iraaniga võib saavutada 2-3 päevaga. Tema sõnul on vaatamata hiljutisele löökide vahetusele Islamivabariigi ja Iisraeli vahel lahendus lähedal. Järgneb tema tsitaat. Tänu minule nõustusid nad peatuma ja praegu oleme selle lõppfaasis, mis saab olema väga hea kokkulepe. Leppe kohaselt ei saa Iraan tuumarelva ning Hormuzi väin avatakse kohe pärast allkirjastamist. Ja kõik olekski hästi, aga see on vähemalt 37. juhtum Lähis-Ida sõja algusest saadik. 28. veebruaril, kui Donald Trump avalikult teatab peatsest kokkuleppest Iraaniga või väidab, et viimane soovib seda sõlmida. 37 korda 3 kuu jooksul on Trump kinnitanud, et Lähis-Idas saabub rahu tänu Iraaniga sõlmitavale kokkuleppe. Aga tuletan meelde, et esimest korda ütles USA president seda 23. märtsil, kinnitades, et pooled on peaaegu kõigis küsimustes kokkuleppele jõudnud. Juba järgmisel päeval väitis seesama Trump, et Iraan tahab väga tehingut sõlmida ja seejärel, et Teheran lausa alub seda kokkulepet.
7. aprillil teatas Ameerika Ühendriikide juht vaherahust, märkides, et pooled on väga kaugele jõudnud ja lõpliku kokkuleppe saavutamiseks on vaja vaid 2 nädalat. Selle aja jooksul väitis Trump, et olulisi erinevusi on jäänud väga vähe. Olulisi erinevusi on tõesti väga vähe alles. Iraan nõustus kõigega ja me saame kokkuleppe 1-2 päeva jooksul, kuid tema määratud tähtajaks ei juhtunud midagi. Siiski, juba 30. aprillil väitis Donald Trump taas, et Iraan lausa sureb soovist kokkulepet sõlmida. See on tema tsitaat. Mais selgitas ta täitumata ennustuste jada mitte oma enda vigadega, vaid läbirääkimiste ebaõnnestunud arenguga. USA president märkis, et Ameerika oli iga kord kindel, et, tsitaat, me oleme kokkuleppele väga lähedal, kuid lõpuks ei tulnud sellest midagi välja. Vaatamata kõigele sellele kinnitas Trump, et seekord, see oli 18. mai, on olukord hoopis teistsugune. Hiljem 23., 28. ja 29. mail kordas Trump taas samu seisukohti ja lubas, et USA ja Iraani vahelisest kokkuleppest teatatakse peagi. Ja 31. mail ütles Trump, et pooled on väga kaugel. Trump ütles, et maailmas ja Iisraelis aset leidnud kokkupõrked seavad selle ohtu. Mai lõpus laiendas Iisrael tõepoolest maismaa operatsiooni Liibanonis, et võidelda Iraani toetatud terrorirühmituse Hezbollah'ga. Selle taustal ähvardas Teheran läbirääkimistest lahkuda. Ja pärast Trumpi sekkumist teatas Valge Maja 3. juunil, et Iisrael on valmis Liibanonis tule lõpetama. Kuid 7. juunil ründas Iisraeli kaitsevägi Hezbollah objekti Tahhias, mis asub Beiruti lähedal. Ja siis ründas Iraan rakettidega mitut sõjalist sihtmärki Iisraeli põhjaosas, põhjendades seda enesekaitseõigusega. Ja Iisrael andis vastulöögi sõjalistele objektidele Iraani Islamivabariigi lääne- ja keskosas. Ja nüüd, 9. juunil kordab Trump 37. korda avaldust, et leping Iraaniga on peaaegu valmis. Ja siis tuleb ta välja ja ütleb, kuulge, iraanlased tulistasid meie helikopteri alla, peame kuidagi vastama. Ja selle taustal paneb Washington nüüd kõik ebaõnnestumised Iisraeli arvele. Olgem ausad, möödunud on 100 päeva muide. 100 päeva pärast konflikti algust Trump ei suutnud ikkagi sõlmida sõja lõpetamise kokkulepet ning viimased 24 tundi on ta teinud kõik endast oleneva, et takistada selle täiemahulist taasalustamist. Trump sattus keerulisse olukorda. Ühest küljest mõistis ta, et tema võtmetähtsusega liitlasel Benjamin Netanyahul oleks peaaegu võimatu jätta Iraani raketirünnakule vastavata. Teisest küljest kartis ta, et vastumeetmed viivad täiemahulise sõjani. Trump ähvardas isegi Iisraeli peaministrit, et jätab Iisraeli Iraaniga silmitsi üksi. Veelgi enam, nagu täna teada saadi, helistas Trump pühapäeva õhtul Netanyahule ja palus tal mitte võtta vastumeetmeid ega rünnata Iraani. Trump väitis, et kas ta sõlmib Iraaniga mõne päeva jooksul kokkuleppe, mis muudab rünnakud lihtsalt tarbetuks või kui ta seda ei tee, juhib ta ise rünnakuid Iraani vastu. Netanyahu kinnitas Trumpile, et mingit kokkulepet ta niikuinii ei saavuta ning rünnakule mitte vastamine tähendab nõrkuse ilmutamist. Seetõttu teatas Netanyahu pärast kohtumist julgeolekuteenistuse juhi ja Iisraeli kaitseväe ülematega Valgele Majale oma otsusest alustada rünnakutega. Hiljem lõpetasid Iraan ja Iisrael siiski vastastikused rünnakud, kuid Iisrael jätkas rünnakuid Liibanoni vastu. Ja nüüd on juba ilmne, et USA ja Iraani vaheline kokkulepe on taas kord läbi kukkunud. Aga siin ilmuvad uudised, mis, kui need kinnitust leiavad, kahjustavad väga tõsiselt Donald Trumpi mainet, kes kritiseeris Barack Obamat selle eest, et viimane olevat, nagu ta ütles, toonud sularaha alustel iraanlastele, et nood sõlmiksid temaga 2015 aastal tuumaleppe. Niisiis, Islami revolutsiooni kaardiväega seotud agentuur kirjutab, et USA maksis Iraanile sularahas $3 miljardit, et lõpetada Iisraeli tulistamine ja et see raha toimetati tõepoolest Teherani kohale. Alguses toimetati see sularaha füüsiliselt Abu Dhabisse ja alles seejärel viidi Teherani. Ja kui see info kinnitust leiab, siis ma ei tea, kuidas Trump sellest välja vingerdab. Aga samal ajal teeb Trump mida? Kordab juba 37. korda järgmist, tsiteerin. Iraan tahab sõlmida kokkuleppe ja see allkirjastatakse lähiajal. See peatab Iraani tuumarelva hankimise ja lõpetab uraani rikastamise. See on fenomenaalne kokkulepe. Me saame kõik, mida tahtsime. Siin ma panen siia 3 punkti, kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse.
Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, kasutades annetusi linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.